Raamatuid saab raamatupoest. Minu esimese luulekogu Maailmakord avaluuletus sama pealkirjaga algab talveteemaga. Olen teinud kaastööd ka kalaluule antoloogiale. Lapsena lugesin raamatut Naksitrallid, mille alguses 3 peategelast kohtuvad jäätiseputka juures. Lugesin lapsena raamatut Vähemalt 1 miljon sinist kassi, kus peategelase kujutluse tõttu tekivad sinised kassid. Lugesin ka raamatut Võlur Oss, kus võlur tõusis õhupalliga lendu. Lasteraamatus Sipsik esines Nopp Sipsik tordikarbist tehtud televiisoris, kui ma õigesti mäletan. Hansu ja Grete muinasjutus elas nõid metsas piparkookidest majas. Lugesin lapsena raamatut Viplala lood ja olen näinud Viplalat hiljem unes vähemalt 1 kord. Lugesin lapsena Kalevipoja ümberjutustust ja olen kirjutanud hiljem Kalevipoja kohta naljajutu. 2. klassi õpilasena lugesin romaani 3 musketäri, kus peategelane D'Artagnan saabub raamatu algul kollasel hobusel Pariisi. Samas raamatus naistegelane Milady läheb Inglismaale, kus ta pannakse vanglasse. Kuskil 12-aastaselt lugesin Kafka romaani Ameerika, mille peategelane töötas vahepeal liftipoisina. Pealkirjaga Igavesti on tõlgitud 2 romaani, ühes neist hakkab peategelane pärast autoõnnetust inimeste aurasid nägema. Keskkooli ajal lugesin Hesse romaani Klaaspärlimäng. See mäng seisnes asjade vahel seoste otsimises. Olen lugenud Uku Masingu raamatuid ja minu raamatus Ajalugu unenägudes on 1 peatükk Uku Masingust. 12. klassis lugesin Tammsaare Tõde ja õigust, kus peategelane arvas, et töö tegemine teeb õnnelikuks. Suvila verandal olen lugenud Manni romaane Henri IV, kes elas Prantsuse ususõdade perioodil. Olen lugenud ajaloo ajakirja Tuna. Selles on olnud juttu 2. maailmasõja aegsetest paadipõgenikest. Olen tõlkinud 2 köidet Tšehhoslovakkia presidendi Masariki raamatut. Masarik oskas ka hobusega ratsutada.